tere! Tänase majandusmatemaatika tunni teemaks on laenude tagasimaksmise printsiibid. Me uurime siis, kuidas laene tagasi makstakse, mis on siis selle kogu protseduuri alus ning samuti räägime siis sellest alusest täpsemalt, ehk siis mis on ekvivalentsed makseid ja kuidas neid arvutada. Ja alustame siis selle tunni väikse sissejuhatusega. Üldse nagu selle tunni suur küsimus. Kuidas me saame omavahel raha võrrelda? Oletame, et praegu on mul 9. veebruar, teil on arvatavasti 14. veebruar, aga oletame, et teil on praegu olemas 100 eurot. Okei, see 15%, seda ma kustutan ära, sellest ma räägin hiljem. Aga oletame, et teil on praegu olemas 100 eurot. Ajahetkel 9. veebruar. Ja aasta on siis 2025. Ja oletame, et aasta pärast on teil olemas juba mitte 100 eurot, vaid 110 eurot. Ja see on 9. veebruar, aga juba järgmine aasta, ehk siis 2026. Ja küsimus on selles, mis on meie jaoks kasulikum, mis on rahaliselt kasulikum nendest kahest variandist. Ja võiks tunduda, me kõik teame, et 110 eurot on kindlasti suurem rahasumma, lihtsalt kui me arvuliselt sellele vaatame, siis 110 eurot on kindlasti suurem kui 100 eurot. Ehk siis tundub, et see olukord on kindlasti rahaliselt ja majanduslikult meie jaoks kasulikum. Aga tegelikult kõik ei ole nii lihtne, sest eksisteerivad laenud, eksisteerivad investeeringud ja intressid. Ja võiks osutada, et 100 eurot üks aasta enne seda ajahetket, mida me praegu vaatleme, see võiks olla rahaliselt kasulikum. Ja kuidas? Okei, oletame teoreetiliselt, et meil on olemas mingi pank, kellel on lihtintressimäär 15% aasta kohta. Et meil on olemas pank, kuhu me saame oma raha panna tähtajalisele hoiusele sellise lihtintressimääraga ühe aasta kohta. Ja kui me siis paneme 100 eurot, paneme siis sellise panka ja ühe aasta pärast, kuna lihtintressi määr oli 15%, siis see summa kasvab siis 115 euroni. Ja 115 eurot on juba omakorda suurem kui 110 eurot. Ehk siis, kui me niimoodi sellele probleemile läheneme, siis osutub, et 100 eurot praegu on juba meie jaoks kasulikum kui 110 eurot aasta pärast, sest me näitasime, et me võime panna seda rahasummat lihtsalt panka sellele siis tähtajalisele hoiusele ja siis aasta pärast, ehk siis sellel samal ajahetkel, sellel samal kuupäeval meie rahasumma on juba suurem kui 110 eurot. Ehk siis see oli siis selle tunni suur küsimus ja me hakkamegi seda süvenemi praegu uurima. Ja võtame ette mingisuguse finantstehingu ja olgu see meie tavapärane investeering, mille põhisummaks on 10 000 eurot. Ja ma praegu hakkan joonistama ühe sirge, ühe telje, mille ülespoole ma kirjutan arve, mis väljendavad siis rahasummasid ja seda sirget allapoole ma kirjutan siis arve, mis on ajahetked, ehk siis mis tähendavad aega. Okei, joonistame sellise arvteli. Ja meie investeering on järgmiste omadustega. Ta on 2-aastane, ehk siis me paneme oma raha tähtajalisele hoiusele 2 aastaks. Ja siis selle investeeringu lihtintressimäär, ja tegemist on lihtintressiga, mitte liitintressiga sel juhul. Ja selle lihtintressimäär on 10%, meie lihtintressimäär. Ja siis alla ma hakkan kirjutama siis ajahetki. Et esimene ajahetk oli meil 0, siin kuskil keskel on meil 1 aasta
ja lõpus, kuna see investeering oli 2-aastase pikkusega, siis see viimane punkt meil asub punktis, mille aeg on siis 2 aastat. Okei, meil on olemas selline arv telje ning kuna meil oli 10% lihtne intressimäär, siis 2 aastaga teenib see põhisumma intressi 2000 eurot. Võite selles lihtsasti veenduda ning lõpus meil on nii palju raha siis. Ja suur idee, mis aitab meil siis määrata, mis on ekvivalentsed maksed, on see, et igal ajahetkel, no vaatame praegu ajahetke 1 aasta. Ja tegelikult võime lihtsuse huvides eeldada, et näiteks see hetk, kus see investeering siis tehti, see oli meil, ma ei tea, 1. jaanuar 2024, siis kui 2 aasta möödub, see on meil siis 1. jaanuar 2026 ja siis kui 1 aasta möödub, siis see on meil 1. jaanuar 2025. Ja siis 1 aastaga see intress teenib meil muidugi intressi, see investeering teenib meile intressi 1000 eurot. Ehk siis selle raha, seda nimetatakse siis ajaväärtuseks, et kui me vaatleme mingit konkreetset ajahetke, seda te võite siis dokumendis ka konspektis vaadata. Et kui te mingit ajahetke vaadate oma finantstehingus, siis selle raha väärtuse sellel ajahetkel nimetatakse siis raha ajaväärtuseks. Ehk siis 1 aasta rahaline ajaväärtus on meil 11 000 eurot, jah? Okei, ja siis suur idee on selles, et sellel ajahetkel see summa, rahasumma on ekvivalentne meie põhisummaga ajahetkel 1. jaanuar 2024. Miks? Sest jälle, kui me omame sellel ajahetkel nii palju raha, siis me võime seda investeerida selliste siis reeglitega ja 1 aasta pärast, ehk siis 1. jaanuar 2025 meil on juba selline rahasumma. Ja seepärast me ütlemegi, et need rahasummad on omavahel ekvivalentsed. Saate aru? Ja siis jälle, kui me 1 aasta oli seal nagu täitsa suvaline ajahetk, me võiksime valida mingi, ma ei tea, ajahetke näiteks 7. september 2025. Ja ma ei tea täpselt, millega siis selle rahaline ajaväärtus siis võrduks, aga umbkaudselt võib-olla mingi selline rahasumma meil oleks sellel ajahetkel. Ja siis jälle see rahasumma sellel ajahetkel on meil ekvivalentne 10 000, on meil ekvivalentne 10 000-iga ajahetkel 1. jaanuar aasta 2024. Ja see ongi meie suur idee, niimoodi me saame omavahel võrrelda erinevaid rahasummasid erinevatel ajahetkedel. Et me valime mingi konkreetse ajahetke, mille suhtes me siis hakkame teisi rahasummasid siis võrdlema. Ja võiks mõelda sellest ka niimoodi, et rahal on olemas 2 komponenti. Esiteks, ma ei tea, meil on olemas nagu meil on olemas raha, mingi kogus raha. Ja siis sellel kogusel on olemas tegelikult 2 komponenti. Mitte ainult rahasumma, vaid selle raha ajahetk. Sest näiteks, kui meil on 10 000 eurot, siis näiteks 10 000 eurot 1. jaanuaril aastal 2024 ja 10 000 eurot 1. jaanuaril aastal 2025 on nagu erineva võimsusega rahad. Sest me teame, et kui meil on nii palju raha sellel ajahetkel, siis sellel ajahetkel meil potentsiaalselt võib olla juba nii palju raha. Seega tegelikult vaatamata sellele, et rahasummad arvuliselt on omavahel võrdsed, see ei tähenda seda, et need on päriselt ekvivalentsed.
praegu vaatame siis ühte ülesannet, mille läbi siis me arvutame ekvivalentseid summasid. Ehk siis harjutame ja läbi selle ülesande võib-olla hakkame siis paremini mõistma seda kogu lugu. Aga selles ülesandes on olemas üks sõna, mida ma ei põhjendanud veel ja see on meil nüüdisväärtus. Tegelikult see mõiste mingil määral langeb kokku ajaväärtusega, et kui teil on olemas mingi investeering, ajaväärtus oli lihtsalt see muutuv investeeringu väärtus. Me muudame aega ja siis vaatame mingis konkreetses ajahetkes, millega see raha võrdub. See oli meil ajaväärtus, aga nüüdisväärtus me juba fikseerime mingi konkreetse ajahetke, et näiteks kui meil jälle oli selline investeering nagu eelmises näites, mida ma seletasin. See oli meil 1. jaanuar 2024 ja fikseerime, ma ei tea, mingi ajahetke. Näiteks valime, ma ei tea, 5. juuni 2024 ja siis, kui me arvutame välja, mis on siis selle investeeringu väärtus sellel kuupäeval, sest seda nimetatakse siis nüüdisväärtuseks. Et mingis mõttes nüüdisväärtus ja ajaväärtus on põhimõtteliselt üks ja sama asi. Ning veel üks mõiste, mida seal ei ole, on diskonteerimine. Ja diskonteerimine on lihtsalt, kui me teame mingi investeeringu tähtpäeva väärtuse, aga tähtpäeva väärtus oli meil lihtsalt investeeringu väärtus investeeringu perioodi lõpus. See oli meil tähtpäeva väärtus. Ja siis diskonteerimine on meil lihtsalt nüüdisväärtuse arvutamine tähtpäeva väärtuse kaudu, mida me praegu selles ülesandes teemegi. Et kui võib-olla hetkel see kõik tundub teie jaoks võõras, siis pärast seda ülesannet ma arvan, et saate siis aru sellest, millest me siin räägime. Aga okei. Meil on olemas siis mingi finantstehing ja mille tähtpäeva väärtus on 2500 eurot. Et me võime seda finantstehingut kujutada jälle siis sirgena. Mitte sirgena, sirge on tegelikult lõpmatu mõõtmiline kujund. Aga tegemist on siis lõiguga. See on siis selle finantstehingu lõpp ja me teame, et finantstehingu lõpus meie siis rahaline väärtus, siis raha, mis meil käes on 2500 eurot. Ja meid huvitab siis hetk, mis on 5 kuud enne seda investeeringu lõppu. See on kuskil siin. Ja siis see ajavahemik on meil 5 kuud. Ja me peame leidma siis, millega võrdub siis see nüüdisväärtus sellel hetkel. Ja kuidas me seda teeme? Me teame, et see investeering see oli lihtintressi-määr, see on väga oluline, see on lihtintressi-määr. Aga me teame, et selle investeeringu lihtintressi-määr oli 8%. Ja kuna ja alati need lihtintressi-määrad antakse siis aasta kohta. Et see lihtintressi-määr ütleb meile, et kui me paneme meie raha ühele aastale sellise lihtintressi-määraga, siis 1 aasta jooksul meie põhisummale lisandub siis intress, mis moodustab 8% esialgsest summast. Okei. Aga 5 kuud on meil 5 jagatud 12 on siis selline osa aastast muidugi, sest aastas on 12 kuud. Ning kui me korrutame seda arvu siis, ja siis leida, mis intressimäär rakendub siis sellele ajaperioodile, me peame lihtsalt seda murdu, mis me siin saime, korrutada siis 8-ga, sest 1 aasta kohta on meil intress 8. Ja see on siis meie intress 5-kuulise perioodi jooksul. Ja me võime natukene lihtsustada, nii 8 kui ka 12 jaguvad 4-ga, siis meil see asi tuleb, kui ma õigesti arvutan, see tuleb 10/3.
ja siis, kui me peame seda rahalist summat leidma, mida see summa peab rahuldama? See peab, kui sellel ajahetkel oli summa P, siis seda intressi rakendamisel peab see summa muutuma selliseks. Ja ja kuidas me saame siis seda arvutada? See on meil protsentides. Järelikult me peame seda teisendama esiteks murruks. Protsendi teisendamine murruks on päris lihtne, lihtsalt jagame 100-ga. Kui me seda 100-ga läbi jagame, siis me saame, et meie murd, mis meid huvitab, on lihtsalt selline. Ning see võrrand, mida me hakkame siin koostama, on meil järgmine. P korda 1 pluss see asi siin. Ja ülesande kohaselt see peab võrduma siis meie investeeringu, meie finantstehingu tähtpäeva väärtusega, milleks on siis 2500 eurot. Te võite lihtsalt kalkulaatoriga seda asja arvutada, ma praegu seda teen ja kirjutan tahvlile vastuse. Kalkulaator andis mulle vastuse ning selleks vastuseks on meil selline arv, ehk siis ligikaudselt 2419 eurot. Ja ma kordan üle, kuidas see arvutamine käib. Esiteks me siis arvutame, mis intress rakendub just antud ajahetkele, et selles ülesandes, esiteks meil oli lihtintressimäär antud aasta kohta, aga selles ülesandes meid huvitas just 5-kuuline ajaperiood, ehk siis järelikult me pidime esialgu leidma, mis oli see intressimäär just 5 kuu kohta. Ja selleks, et seda teha lihtsalt, me ju teame, et aastas on 12 kuud, järelikult me jagame, lihtsalt koostame sellise murru, mis on väga loomulik, lihtsalt arvutame, kui suure osa ühest aastast moodustab 5 kuud. Kui meil on juba see tehtud, siis me hakkame seda põhivõrrandit koostama selles ülesandes. Kui me tahame seda summat leida, siis selleks me peame koostama siis sellise võrrandi, sest see summa peab rahuldama seda, et pärast 5 kuud, kui meil on selline intress, siis ta peab kasvama 2500 euroni. Ja kui me lihtsalt koostasime sellise võrrandi, siis selle lahendamine on väga lihtne. Niimoodi see asi käib. Ja tegelikult see näitabki, et antud finantstehingu korral meil 2419 eurot sellel ajahetkel, ma täpselt ei tea, mis on see ajahetk, aga see on ekvivalentne sellise rahasummaga 5 kuud hiljem. Niimoodi need asjad käivad. Ja nüüd siis viimane selle tunni ülesanne. See on päris pikk, siin on palju teksti, aga siis hakkame koos lugema. Meil on olemas Mane, kes sõlmis laenulepingu, mille kohaselt ta peab laenu kustutama siis sellisel viisil, et ta maksab 2 korda. Tegelikult nagu eelmistes ülesannetes on väga mugav kujutada mingi finantstehingu kui lõigu. Et see laen on meil pikkusega 1 aasta ja see on meil ajahetk 0. Siin on meil 6 kuud ja lõpus on meil 12 kuud. Ehk siis 1 aasta. Ja me teame, et 6 kuud pärast, et 6 kuud peale lepingu ta peab maksma pangale 1200 eurot ja siis 1 aasta peale lepingu sõlmimist, ehk siis peale ajahetke 0, ta peab maksma juba 2000 eurot. Ja seda me siis kõike kujutame sellisel teljel. Niimoodi on lihtsalt mugavam.
aga no ülesandes, no see terve tekst on leitav dokumendis, aga ta võitis loto, tal on lotovõit ja nüüd tal on raha olemas ja ta soovib juba 3 kuud peale lepingu sõlmimist kogu selle võlu siis tasuda, ta tahab seda teha. Ehk siis meil on olemas ka ajahetk 3 kuud. Ja see, mul on siin mõiste, mida ma veel ei ole teile seletanud, see on fookuspäev. Aga see mõiste pole keeruline, see on lihtsalt päev ehk siis ajahetk, mille suhtes me kõiki teisi rahalisi ajaväärtusi siis arvutame. Võib-olla kui me päriselt hakkame arvutama, siis see mõiste muutub teie jaoks selgemaks. Aga jah, me lihtsalt selles ülesandes hakkame kõiki teisi rahasummasid arvutama just selle nüüdisväärtuse suhtes. Okei, siis küsimus on selles, kui ta tahab juba praegu 3 kuud peale lepingu sõlmimist kogu võla tasuda, siis kui palju ta peab maksma ja siis kuidas see üldse arvutatakse. Ja selleks me siis kasutamegi ekvivalentseid summasid. Ehk siis selleks, et see ülesanne ära lahendada, me peame leidma esiteks, mis rahasumma on ekvivalentne sellel ajahetkel rahasummaga 1200 eurot. Teeme seda. Nimetame seda summat S1. S1 summa, mis on ekvivalentne, no ma ei kirjuta lõpuni, mis on ekvivalentne sellise summaga sellel ajahetkel. Ehk siis paneme tähele, et 3 ja 6 kuu vahel on meil aega samuti 3 kuud. Jah, okei. Ja jälle nagu eelmises ülesandes me peame arvutama, mis intressimäär rakendub sellise ajaperioodi korral. Ja seda teha on päris lihtne. Me teame, et 3 kuud moodustab 1/4 tervest aastast, sest aastas on 12 kuud ning 3 kuud on, 3 jagame siis 12-ga, saame 1/4. Järelikult see intressimäär, mis sellel juhul rakendub, on 18% jagatud 4-ga, ehk siis 4,5%. Ja see summa S1, mis on ekvivalentne sellise summaga, aga sellel ajahetkel, peab rahuldama seda, et 3 kuuga ta siis kasvab 1200 euroni. Ja siis seda on võimalik panna kirja võrrandina, et S1 korda 1 pluss, see 4,5% see teisendub siis meil selliseks arvuks, nagu lihtsalt tavaline mäng protsentidega. Ning see kogu asi peab meil võrduma sellise rahasummaga. Ning sellest on juba lihtne arvutada, millega võrdub siis see S1, mida me peame sel hetkel maksma, et see makse oleks ekvivalentne sellise maksaga. Ja see on siis meil 1200 jagatud sellise murruga ja jälle ma pean kasutama taskuarvutit ehk kalkulaatorit, sest ma ei oska neid asju peas arvutada. Kalkulaator nagu alati aitas ja see siis meie esimene summa, mida me peame leidma, on selline, mis on päris märkimisväärselt nagu vähem kui 1200. Ehk siis see esimene osa makse on samaväärne siis sellise maksega 3 kuud varem. See oli meie siis esimene samm lahenduses, aga meil on olemas ka teine makse, millega samaväärsed maksed me peame praegu leidma, aga sellel ajahetkel. Ja jälle teemegi samamoodi nagu siin, aga ainus erinevus on juba rahasumma ja et see ajaperiood on juba pikem. Me teame, et 3 ja 12 kuu vahel on meil 9-kuuline vahe, ehk siis nende vahel
on meil 9 kuud. Ning 9 kuud moodustab juba 3/4 tervest aastast. Ehk siis sel juhul see intressimäär, mis sellele perioodile rakendub, on juba järgmine, mis võrdub meil siis 13,5%-ga. Ning see S2 on siis otsitav summa, millega me siis seda makset hakkame asendama. Ja seda me leiame siis sarnaselt sellega, mis me siin tegime. Ja, vabandust. Ja see on S2 korda 1 pluss juba selline murd. See peab võrduma meil 2000. Ja sellest me siis saame, et S2, tegelikult see läheb siin, see läheb siia. S2 on meil 2000 jagatud 1,135. Ja me siis saame, et see teine summa on meil ekvivalentne. Me siis saame, et see teine makse, mida me peame sooritama, on ekvivalentne sükse maksega, aga sellel ajahetkel. Ehk siis on 1762. Ja siis me peame siis kogu summa arvutama praegu, aga see kogu summa koosneb lihtsalt nendest kahest summast. Ehk siis me peame neid lihtsalt kokku liitma. Ja siis see kogu võlg, mida me peame antud ajahetkel tasuma, on meil 2910 eurot, 0,5. Ja see on märkimisväärselt väiksem kui 3200 eurot. Ja siis niimoodi neid ekvivalentseid makseid siis arvutatakse ja niimoodi töötabki laenude nagu tagasimaksmine. Kui tahate varem tagasi maksta, siis see summa, mida te peate tagasi maksma, arvutatakse just sellel põhimõttel. Ja tegelikult üks asi, mida veel tuleks mainida, see jutt, mida ma tunni alguses rääkisin, et mis on väärtuslikum kas 100 eurot praegu või 110 eurot hiljem. Ma ei arvestanud sellega, et muidugi maailmas esineb inflatsioon. Kui inflatsiooni arvesse võtta, siis kõik ei ole nii lihtne. Aga praegu me siis lahendame neid ülesandeid, me siis elame siis täielikus maailmas, kus inflatsioonist keegi ei ole kunagi kuulnud. Ja siis kui me niimoodi eeldame, siis see kõik, mida me oleme siin teinud, neid ülesandeid lahendades, on kõik tõene ja seda saab niimoodi teha. Loodetavasti see oli uus materjal teie jaoks, loodetavasti see oli huvitav. Aitäh ja ilusat päeva!